6. käik. Tere tulemast kõikidele 6. käigu kuulajatele ja tahtsin siin sissejuhatuses öelda seda, et ootame, et ühel hetkel räägime ka Jaan Martinsoniga, aga juba ta helistabki sellepärast, et ta alguses kõne vastu ei võtnud, nii et võtame kohe Martinsoni siis siin helisse. Nii, tere Jaan, nüüd sa vist peaks meid kuulma. Jaa, ma kuulen teid ja hea, kui teie mind ka kuuleksite. Kuuleme. Jaan, siin see viimane päev ka ikka nagu see Kreeka ralli siin on teinud, siis sellel olid ka omad igasugused vigurid ja muud asjad, et alustame võib-olla ikkagi sellest Virvese asjast, et kui valus ikkagi nüüd see on, et Virvesel jäi karjääri esimesest WRC 2 võidust 0,1 sekundit puudu? Rääkisin just praegu Virvesega ja ta ütles, et jah, pettumus oli ja ta sai muide sellest 5 minutit pärast finišit alles teada, et ta on teine, et esialgu talle öeldi, et sa ei võitnud, sa oled teine, aga ta arvas, et see oli jutt käis sellest punktikatsest, et tal ei olnud eriti aimu, vaatab 0-0-0-0 kõik. Aga ta ütles ka, et selline see ralli on ja tõdes, et ei tasu vaadata seda viimast kiiruskatset, kus ta oli tõesti ääretult võimas, vaid pigem kogu rallit, et seda 0,1 sekundit oleks võtta olnud küll ja veel. Aga paraku seekord läks seda viisi. Ja ma arvan, et tegelikult mängis ennast Robert suurele pildile vähemalt WRC 2 sarjas. Sellepärast, et ma vaatan, kuidas praegu temaga intervjuusid tehakse soomlased, teiste riikide ajakirjanikud. Siis, kui oli punktikatse ja pressiruumis, olid kõigil silmad kuklas just selle võimsa sõidu pärast ja niivõrd ei vaadatud Pajarit isegi. Pajariga võrdsust või tähendab üleolekut Pajarist, jah, seda ka, aga vaadati, et kui poiss paneb Johan Rossellile, paneb 10 sekundiga ära, et siis selles mehes on midagi peidus. Aga nüüd on kogu küsimus, mis saab järgmisest aastast ja Robert Virves ütles, et ainukene eesmärk, mis tal nüüd on, järgmine aasta sõita WRC 2 täishooaeg, ehk siis vähemalt 7 rallit ja võidelda maailmameistri tiitli nimel. Aga kuidas see õnnestub? Toetajaid on vaja leida, sponsoreid, fänne, kes võib-olla, kui vaja on, siis teeksid ka annetuse ja kõik, aga selge see, et ta näitas praegu selle Kreeka ralliga, et ta kuulub WRC 2 sarja tippu ja on täiesti võimeline võitlema tiitli nimel. Jaa, eks me ju kõik loodame, et nii ka läheb, et tõesti see täishooaja saab teha, aga jah, teadupärast tal sellist maagilist võlulaegast kuskilt võtta ei ole, et loodame, et tal õnnestub see raha kokku ajada, et eks see järgmise hooaja nimel töö tal juba ilmselt sisuliselt ka käimas on. Aga vaatame korraga ralli ühe poole, et juhtus, mis juhtus, aga Tänak lõpetas ikkagi lõpuks poodiumil, et Ožeelt ikkagi väga selline harjumuspäratu eksimus. Jah, see oli kummaline eksimus ja just, et Ožeelt ma saan aru, et mõni nõrgema närvilisem võidusõitja teeb sellise vea. Ma ei mõtle siin ka Ott Tänakut, aga eelkõige Gerina Villi, kes on ajas näidanud, et kriitilistel hetkedel ei ole ta kõige parem sõidumees, aga jah, Ožeega nõnda läks ja ma kujutan ette, et ikkagi Toyota bossidel on ikka mass täielikult maas ja kogu tiimil. Okei, Ožee jõuab finišisse, saab oma eelmise päeva punktid kätte, aga täna tal jäi ju terve hulk võtmata ja Toyota oli ikkagi omadega täitsa põhjas ja
ja nagu me näeme, poodium on täis Hyundaid, et nii ta paraku on. Ja kusjuures muide, Ott tõusis ju ka Läti rallil täpselt samal moel ju 4. kohalt poodiumile, kui Martin Sesks seal oma autot natuke lõhkus ja punktikatsel ebaõnnestus. No just, ega meil nüüd miskit muud ei ole, et sina, Jaan, veel ilmselt kindlasti ootab, millal sa saad Otiga rääkida, kindlasti ootab, millal Romet jõuab finišisse ja temaga saaks rääkida, loodame, et Rometil läheb hästi, ta ilmselt siin varsti peaks nüüd ka ikkagi katsele saama, et mõni selline circa vist 10 minutit tal umbes on aega natuke peale veel sellel hetkel, kui meie siin kell 3:15 räägime. Just, ja Rometile kõik pöidlad tihku, et sealt see tiitel ära tuleks ja tegelikult oli eestlaste poolt oli ikka ülikõva ralli ja kui nüüd Roomet ka kenasti finišisse jõuab, siis siin Kreeka rallil eestlased 1, 2, 3, kui Roomet suudab maailmameistriks tulla. Rallit ta küll jah ei võida, aga poodiumil on ka ja et 3 meie mees poodiumil, 2 nendest noort, nii et Ott Tänakul mantlipärijat on. Täpselt nii, neid mantlipärijaid kohe hulganisti tundub, et siin rallil praegu on ja Jaan, lasemegi sinu siis tööd tegema, saame siin Rolandiga ise edasi rääkida, et selle Kreeka ralli ikka tahab ennast kirjutada sinna Eesti ralli ajalukku, et mäletame, et seal ju tuli Marko Märtinil esimene võit ja nüüd siis jälle selline äge ralli, et ja kusjuures, kui see võit tuli Märtinil, olin ma ka kohal ja nägin kõik seda lahtise kapotiga sõitu ja hoidsime pöidlad peos, siis telepilti ei olnud, siis me vaatasime splittide järgi ja et oleme saanud ägedaid asju näha. Just, väga okei, Jaan, ole siis tubli. Ja teie rääkige, nagu asjad tegelikult on. Just. Davai, tšau. No nii, hakkame rääkima, kuidas asjad tegelikult siis on. Räägime, kuidas asjad tegelikult on ja nagu ma siin juba Rolandit hoiatasin, siis ma tahan tegelikult, ma lootsin, ma jõuan selle enne Jaaniga rääkimist hingelt ära saada, ei jõudnud, sest Jaan helistas põhimõtteliselt kohe, kui ma panin siin asjad salvestama. Aga mis pagana pärast lõpetatakse ära ralli TV ülekanne enne Kreeka rallit MM arvestuses teisel kohal olnud Sebastian Ogier jõuab katse lõppu? Ja ma ei tea nagu sellest tehnoloogiast suurt palju, aga ma arvan, et seal on nagu mitu nuppu, et võib nagu rahvusvahelised ülekanded ühe nupu vajutusega ära lõpetada, aga Rally TV laivi võiks jätta nagu käima, et see on tõesti veider lugu. Ma tõesti lootsin väga, et ma just jõudsin ka siia Tallinnasse, parkisin auto ära ja vaatasin, et Ogier sõidab veel aga siis see pilt ka lõppes niimoodi, et ehk on seal tuleviku mõttes nüüd keegi äkki võtab selle teema üles, ma usun, et võetakse, et see ikkagi tulevikus sarnastes olukordades võiks see pilt ikkagi jätkuda Rally TV-s. Ja kui siin veel nagu sellel teemal edasi võtta, siis tuletame meelde, et meil ju selgub Jott WRC maailmameister. Ja nagu täpselt samamoodi, see on midagi, mida tahaks näha, me muidugi tahaks näha, sest eestlane selle tiitli nimel sõidab võib-olla või väga suure tõenäosusega muidu seda asja nagu võib-olla ei vaataks, aga tegelikult kui sa otsepilt oleks, siis ilmselt vaataks ja millal sa veel nagu lased absoluutselt kõik autod tulla lõpuni ära, kui mitte nagu viimasel katsel, kus sul on aega nagu oodata kõik ära, et kõik saaksid pilti ja nagu ja tegelikult ütleme, eks see finantsiliselt on kindlasti seda lennukit seal õhus hoida, levi tekitada ja nii edasi, on mingi hind on sellel igal tunnil, aga päriselt tõesti, nagu sa ütlesid, kui maailmameister selgub praegu, siis kas nagu ei tohiks olla arutelu koht, kas hoida seda lennukit veel tund aega õhus või mitte, et selles mõttes tõesti vahet ei ole, kes seal tiitlit püüaks, tegelikult kõik klassid ikkagi võiks olla ülekandes esindatud. Loomulikult on tehtud ju seda, et on junior WRC startinud saada pilti ja nii edasi, võetakse need 2-3 meest, aga täna ei olnud see koht, et see oleks liiga ebavõrdsed olud tekitanud ja seda teha poleks saanud, aga päriselt see tund-poolteist veel tekitada
Levi ja lasta laivil joosta, no see tundub selline nagu no-brainer, et seda peab tegema. Nojah, see ongi natukene selline koht, et kus nagu, me räägime küll rahast ja kõigest, aga täpselt nagu sa ütlesid, see no-brainer koht, et see peaks olema juba selline nagu sarja sellise kuidagi, ütleme, räägime sellise hügieeni koht, et kus sa nagu, et sa teed seda sellepärast, et sa saad aru, et nagu me peame näitama junior WRC maailmameistri finišisse tuleku ära, sellepärast, et ta on junior WRC maailmameister, vahet ei ole, kes selleks saab. Aga või võtame vormeli, kas jälle võrdluseks on ju, alati on hea võrrelda, ma arvan formeliga, et vahet ei ole, kas see on mingi F3 või F2, sa oled ikkagi pildis selles mõttes, et ja, F3, F2, kõik sõidud täidetakse ju otsast lõpuni ära. F1 TV-s. Ja Rally TV on ju täpselt sama asi, et sarja enda toodang. Enda platvorm. Enda platvorm, et sa saad sellega teha, mis sa tahad, aga siis sa mõtled, et siin kohaliku aja järgi kell 3, et siis lõppevad rahvusvaheliste teleülekannete pildid ära ja mis me ikka teeme, et meie jaoks on see ralli läbi, davai, tšau, et ülekanne lõpetati ka niimoodi, et eks ole näha, kas see jõuab finišisse või mitte, aga meie peame täna lõpetama, tšau, ei pea, te peate ära ootama, kuni tuleb Ogier finišisse ja kuni selgub junior WRC maailmameister ja siis te võite ära lõpetada. Täpselt nii on, aga räägime nagu rajudel teemadel nüüd. See, mis toimus Power Stationil, oli täiesti ebanormaalne. Jõuame WRC2-ni ka kohe, aga kõigepealt, kõigepealt alustame ulmeline formoo tempo, seda sealt sisevideot vaadates, tõesti. Tähendab, nüüd ma ütlen seda, et peale Hyundai ja M-Spordi, kes seda venda tahab, peaks ka Toyota vaatama, et okei, nüüd tuleb küll üks Evansi nimeline mees välja vahetada ja võtta üks mees, kes päriselt sõidab võidu ja sõidab niimoodi, et kuradi veri ninast väljas Power Stage ja näitab, kuidas vajadusel on võimalik kiiresti sõita. Selliseid mehi on vähe. Neid, kes suudab seal poodiumi peale sõita, aga ei lähe seda tippu püüdma lõppu. Võt seal oli püütud nagu nii lõpp kätte, kui üldse võimalik oli. Ja see mees tõstis tegelikult, ma ütleks, on terve hooaeg oma aktsiaid tõstnud. Rallisse tõstab kogu aeg. Aga võt see Power Stage praegu näitas niimoodi ära, et tema koht on tehase meeskonnas päris õige palgaga ja niimoodi, et kõik peaksid teda tahtma. Et see oli raju. See oli alustuseks ikka nagu päris raju tempo, mida ta seal näitas. Jaa, täpselt niimoodi, et tõesti Formooga siin on räägitud aastate jooksul, et kas tas on seda potentsiaali või ei ole. Mulle on Formoo nagu alati meeldinud, aga tõesti tal siin oli neid keerulisemaid perioode küll, aga ma arvan, et see aasta on tõesti see, mille järel nagu mitte keegi ei saa öelda, et selles mehes ei ole sisu. Ja täpselt vaata, tegelikult tulebki nagu, kui sõitjaid võrrelda, on see, kes suudab rallise võita, kes suudab poodiumi võtta, aga see, kes suudab tiitlit võtta, siis nendest meestest saad aru mingite katsete põhjal. Ja Formoo on see mees, kes suudab hakata tiitli peale sõitma, kes on väärt seda, sest ta suudab anda endast nagu vajadel 120%. Aga võta Evans sinna kõrvale. Okei, siin on paar hooaega olnud, kus ta on nagu lähedal olnud, aga siis, kui ta on üritama hakanud, on see kohe lõppenud ka. Aga see, kuidas, ma räägin, nagu ma kordan ennast küll, aga see, mida ta siin tegi, nagu ta näitas ära, et nagu seal on tiitli mees. Kindlasti seal on tiitlimees tulevikus. Ja, et ma arvan ka, et kui Formool see võimalus ühel hetkel tekib, siis ta tõesti võib sinna kõige teravamasse mängu sekkuda. Ja muidugi, kui me nüüd siis rääkisime, et mida tegi Formoo, siis saab rääkida ka mõistagi sellest, et mida tegi üks teine prantslane, palju kogenum prantslane, ikka omajagu MM-tiitleid võitub prantslane, kes siis otsustas, et viimasel katsel auto üle katuse keerata oleks päris fun. Ehk siis Sébastien Ogier, kes siis läks ka vajutama. Viimane mees, kellest oleks seda arvanud. Päriselt viimane mees. No just täpselt. Et seegi ise täpselt sellel hetkel, kui Ogier üle katuse keeras, ma sõitsin, ehk siis ma avastasin selle siis, kui ma siia kontori juurde auto ära parkisin. Ja siis oli ka esimene reaktsioon. Ogier, mis mõttes? Aga vaatasin järgi ja tõesti, ta läks ikka liiga suure hooga sellesse kurvi. See tegelikult oli rajuna. aga ma arvan, et tegelikult, kui ma seda nägin, siis ma kohe esimene asi, mis peast läbi käis, oli see, et Hyundai on mänginud seda mängu aastaid, et võtame mingi 5 meest, igaüks käib, sõidab mingid rallisi, kus stardipositsioon nagu klapiks kõige paremini. Aga mida on Toyota teinud, tulles nagu sellesse hooaega põhimeestena Evans ja Katsuta oli juba nagu eos nagu nii lappes idee, mis üldse olla sai, on ju. Aga okei,
see, et nad hakkavad mängima Roompere ja Ožeeriga nagu ühesõnaga leevendas seda, seda ideed, mis neil oli. Ja ideeliselt võiks olla nagu okei kõik ja liikuda sama strateegiaga, mis Hyundai. Aga siin on väga selline fundamentaalne, ütleme siis, ideeline probleem, mis nende kahe meeskonna vahel on see, et Roompere ja Ožeer, iga ralli, kui nad tulid, nemad ei tulnud meeskonna punkte selles mõttes tooma, vaid nad läksid nagu rajult ikka võidu sõitma. Kas on ralli võit või mitte midagi põhimõtteliselt. Ja miks on juhtunud see hooaeg Roomperega ebanormaalselt palju? Avariisid ja kõike muud jama. Ožeeriga samamoodi, no täpselt see sama tänane avarii oli, ma arvan, ehtne näide sellest, et eks me kuuleme ta enda kommentaari ka varsti siit kuskilt, aga tegelikult on ju see, et ta läks võtma maksimumi pühapäeva. Kõik pühapäeva punktid, mis võtta sai, ta tahtis endale võtta. Ja see ongi see nagu probleem, mis Hyundai selle strateegia ja Toyota selle aasta strateegia vahe on. Hyundai, need neljandad mehed või kolmandad mehed tulevad kindlaid punkte võtma ja Toyota mehed tulid ainult võitu võtma. Ja siin nagu läkski see hooaeg lappesse tegelikult. Jaa, see on jah õige tähelepanek selles suhtes, et ongi, et sest Hyundai'l on eks ju need kaks põhivenda, kes mõtlevad tiitli peale, kes mängivad seda pikemat mängu on nagu kogu aeg autos ja et kes siis nendega koos sõidab, et ta läheb juba rallile teadmisega, et talle võidakse öelda, et nii, nüüd sa võtad hoo maha ja tood need punktid ära. Ja ta teeb seda. Aga ütle nüüd Ožeele, et kuule, Sebastian, meil on vaja, et sa nüüd natukene rahulikumalt võtaks. Sa võid talle öelda, ta ilmselt vaatab sulle otsa. Keegi ei julge talle öelda. Ei, no, isegi kui sa ütleks, ta võib-olla muigab natukene lihtsalt selle peale ja siis ta läheb ja läheb sellist mingit ulmekatset tegema. Võib-olla isegi võjutab natukene rohkem selle peale, et mis mõttes te mulle nagu hakkate asja ette dikteerima. Kui sa mõtled, et nagu kui sul on lappi ja sul on sordo, et need mehed ei lähe võidu peale sõitma, okei, lappi võttis võidu, aga see oli, kõik on hästi, aga ta ei ole nagu rallidel võidu peale sõita iga ralli, Sordo on lihtsalt nagu, tema ongi see ideaalne kolmas sõita, kes kulgeb ja võtab punktid. Aga kui sa võtad kaks maailmameistrit, Roompere ja Ožeer, see ei ole see, et nad tulevad kindlaid punkte võtma, et aga seda oli tegelikult, et võib-olla seda ideed ei oleks või seda mõtet ei oleks ka pähe tulnud enne seda praegust Ožeeri pauku. Praegu see nagu kõik läks kokku, pusle on koos, et mis see kuradi probleem Toyotal see aasta on ja see ongi see probleem lihtsalt. Et see on hetkel tundub nii selge ja tegelikult, aga ega neil ei olnud ka muud valikut selles mõttes, et kui kaks meest on, kes sõita ei taha tervet hooaega, kaks meest on, kes sõidavad, on ju. Aga ma arvan, et selles mõttes see lahendus sai läbi proovitud ja ma olen kindel, et järgmine aasta seda sellist lahendust enam ei tule. Ei selles suhtes muidugi ei tule, et Roompere ju varakult juba ütles ära, et järgmine aasta ta jälle sõidab täiskohaga. Ma arvan, et kui Ožee siin teeb sellise pikema hooaja lõpu juba nagu nii pooleldi olude sunnil, sest Toyotal ei ole lihtsalt kedagi teist head sinna panna või on, aga selles suhtes neil on vaja, et nüüd võimalikult palju neid meeskondlikke punkte ära tuua, et oleks mingigi lootus, sest Hyundai nüüd seda vahet veelgi on suurendamas, siis tõesti neil on keeru ja ma ei usu, et Ožee järgmine aasta viitsiks samamoodi sõita võib-olla nagu see aasta. Ja, aga siinkohal peab ka ikkagi selle ära ütlema, et Toyota nii-öelda põhi kaks meest on ikka erakordselt halvad see aasta. Erakordselt halvad. Evansil, kas sa mäletad, millal Evansil mõni hea ralli oli või? Mäletad? Peast kohe? On mingisuguseid sähvatusi kuskil on, aga kui sa hakkad mõtlema, siis ei tulegi pähe. Ega väga ei tule, jah, selles suhtes. Katsutas pole mõtet selles mõttes üldse rääkida täiesti ebaõnnestunud hooaeg ju. Katsuta, jah, tal on ikka väga aia taha läinud, et ega tal ju kui vaadata nüüd kiiresti võtta need punktid ette, siis neid nulliridasid tal on ikka parajalt palju seal reede ja laupäeva eest, et pühapäevased päevad suudab nagu enam-vähem ära teha, aga jah, ta kuskil ikka tavaliselt reedel või laupäeval selle auto kuskil kas üle katuse keerab või teeb mingi lolli spinni või sõidab ratta alt kõveraks, et kogu aeg midagi nagu tal juhtub, et Evansil on, nii palju ei ole juhtunud, aga lihtsalt seda kiirust ei ole. Jaa, täpselt. Aga Hyundai's selles mõttes, et kui me ikkagi räägime nüüd Thierry Neville'ist, siis peab tõdema, et tegelikult välja teenitud võit, tugev sooritus, küll jah, nõustun täiesti Ožeeri kommentaaridega reede laupäev, aga ma
ma arvan, et kogu see, ütleme, selline äge nokkimine, mis siin käis nädalavahetusel Ogieri poolt, siis tegelikult see, ütleme, Ogier on väga tark mees ja ta on väga viisakas mees ja ta ikkagi, kui ta midagi ütleb, siis see on millegi pärast, mis ta seda ütleb. Ja see, mille pärast see oli, on see, et rallis on, ütleme, katse peal käib võidusõit, aga tegelikult see mind game käib kogu aeg. Ja see on, ma ütleks, sellises võistlusspordis esimene asi, mida mulle õpetati, kadunud Vello Õunpuu ütles, et katseta vahel lähed konkurentide juurde ja hakkadki sitta ajama, ütledki, et kurat, mul on see jama ja see jama, vahetele võtad katsevõit ikka lähed, ütled, et kurat, et pill ei tööta. Ja sa käid kogu aeg, lihtsalt terve ralli vältel käib selline mind game, et sa lähed ja et nii-öelda üritad teisi nõrgestada mentaalselt, ja ma olen täiesti veendunud tegelikult, et see oli Sebastian Ogieri poolt väga selge tegelikult plaan Neville'i lihtsalt mentaalselt veidi võib-olla nõrgemaks teha, et ta võib-olla hakkakski suruma üle kohati ja keerakski ennast kuhugi sinna võssa ära. Temal on neid punkte, Sebastianil on ju vaja seda Neville'i nulli, Ma olen suht kindel, ta on nagu liiga sümpaatne ja viisakas mees, et ta lihtsalt nagu tühjast kohast hakkaks Neville'i suruma. Ja meenutame seda, et ega kui Latvala ju ka seal tiitlite peale sõitis ja siis ega ka ju, kui oldi Ogiega samas tiimis, ega Ogier ju töötles Latvala ka täiesti pilvastaks ära seal vaimselt, et see on tõesti Ogier üks neid tugevusi, kuidas ta suudab neid kaasvõistlejaid mõjutada, aga Neville selle mänguga kaasa ei läinud. No sellepärast ma ütlengi, et nagu ülitugev sooritus, et nagu ta sai hommikust õhtuni sai kogu aeg. Katsete lõpus küsiti, et Ogier ütles sellist asja, mis sa vastad, ütles, et no comments, et nagu tõsiselt vahet jälle, kui sümpaatne või mitte sümpaatne sõitja ta on, siis ta oli tugev ja ta nagu kestis selle ära ja ma arvan, see võis olla tiitli otsustav ralli sel korral. Palju vahe jäi nüüd? 34-35 punkti või? Ja hakkame kohe vaatama, mis siin need kritseldused on. Neville'il peaks olema 192 punkti siis nüüd, Tänaks siis teine 158 punktiga ja Ogier siis kolmas 154-ga. Siin siis on arvutuses sees need Ogier 13 punkti, mis ta siis peaks 38 punkti siis või? Otiga? Otiga peaks olema vist 34. 34 punkti, okei. Ikka selles suhtes päris asjalik vahe, et kui nüüd 3 rallit on hooaja lõpuni minna, et kuna meil on ka ju see, et sa pühapäevaga saad asju päästa, siis on päris keeruline seda põhimõtteliselt hetkel on see, et piir avati Neville'ile, mine võtta tiitel ära. Ainus asi, mis nüüd võib juhtuda, on see, kui Neville peab kuskil, ma ei tea, Tšiilis või Kesk-Euroopas oma puuri kõveraks sõitma ja nulliring tuleb rohkem rajal ei saa. See on põhimõtteliselt ainukene nii-öelda ütleme siis lootus meie vaate läbi, et see hooaja põnevus püsiks ikkagi lõpuni välja. Ja, aga üldiselt vaadates tal ei ole seda vaja, kui ta tiksub nüüd iga ralli kuskil 3.-4. koht, mis tempos ära, mis Neville'i jaoks on suhteliselt see rahulik tempo, eriti nendel asfaldirallidel. Ta ei pea üldse enam mingeid riske võtma, lihtsalt sisuliselt iga ralli tulema kuskil seal vahemikus 3.–5. koht stabiilselt finišisse, noppima oma punktid ära ja Ott võib enam-vähem võtta siin 2 võitu veel ja ikka ei tohiks Neville'ile ligi saada, et selles suhtes tõesti tundub, et Neville'i vähemalt hetkeseisuga on ikkagi väga kindlalt sinna tiitli suunas liikumas, aga muidugi ralli on ralli ja me ei tea kunagi, mis juhtub ja Täpselt, ega me enne Jaapanit ei ole siin mingit otsest ma arvan, kellegi veel medalid kael riputama ei hakka. Jah, võib-olla Jaapaniks muidugi on juba seis selline, et Neville'il on juba tiitel taskus, aga eks seda ole näha, et see on võimalik jah, aga tore on muidugi see, et nüüd Tänaks sai vähemalt siis jälle need pühapäevased võidupunktid kätte, nagu talle ikka meeldib neid pühapäevapunkte noppida, et selles suhtes, kui MM-tiitli arvestuses võisteldaks ainult pühapäeva peale, siis oleks Tänak ikka päris kindlalt esimene vist. Kindlasti oleks jah. et pühapäev on kuidagi nagu Tänaku päev, et tal reede, laupäev, siis kogu aeg midagi juhtub, aga tuleb pühapäev kohale ja siis Ott läheb ja jälle vajutab ja võtab mingid punktid ära, et ja, ma just hakkasin vaatama, et räägiks kõik nagu teised sõitjad ka üle, kes siin olid, aga tegelikult me oma jutu käigus mainisime põhimõtteliselt kõiki ja keda me veel maininud ei ole, ongi ma ei tea, Sordo rallit, ma ei tea, mis seal ikka võtta, tegi oma töö ära. Jah, minu jaoks oli üldse üllatus, et tuli.
kõigepealt. Yeah. Et mina arvasin, et temal on nagu sõidetud ausalt öeldes, aga tundub, et ei ole. Jah, ta tegi täpselt seda, mida ta on viimased kõik hooajad teinud, kui ta läheb Sardiiniasse, Portugali, Kreeka samamoodi nüüd, et ta tuli ja tegi täpselt seda, mida ta on teinud viimased mitu aastat. Tuleb hea stardipositsiooniga, toob vaikselt rasketel rallidel auto lõpuni ja võtab oma poodiumi. Minu meelest see on nagu järgmine asi, mille peale võib pettida rahulikult tuhandeid, et seda ta teeb. Aga Munster, tegelikult, kellest me veel rääkinud, ja Munsteril iseenesest oli ju reedel päris sümpaatseid katseaegasid. Okei, stardipositsioon loomulikult oli hea, aga see ei ole nagu määrav, et ikkagi vaataks nagu seda pidi, et kas ta on arenenud sõitjana või ei ole, siis pigem ma ütleks, et see oli nagu reede ja laupäeva ma praegu peast ei mäleta, aga seal oli selliseid päris okeid katseaegasid, 4. katseajad ja nii edasi. Et tundus, et kuhugi maani oli nagu täitsa viisakas, aga ütleme nii, et lõpuks läks ikka nii, nagu ta läheb Munsteril ja kokkuvõttes mingit tulemust ei tulnud. Sellest on kahju. Aga jah, kui me nüüd meeskonnana võtame, siis M-spordi puhul tahaks öelda, et nagu täiesti tuksis ralli, aga Formao tegelikult ikkagi vähemalt oma kiirusega näitas ja andis, ma arvan, mingisugust motivatsiooni ka meeskonnale ja sellist boost'i, et vähemalt meil praegu on mees, kes päriselt sõidab. Et see on, ma arvan, hästi oluline ka, et vähemalt katsetel näha, et nagu auto on seal eesotsas, mitte kuskil taga tiksumas. Jaa, et ma ütleks, et võib-olla, et Formoga on ikkagi see emotsioon palju positiivsem see hooaeg, kui eelmine aasta oli Otiga, sest Ott ikka kogu aeg ainult tehnilised probleemid või väljasõidud või midagi. Või siis oligi see, et lihtsalt kui juba see hooaja teine pool hakkas kohale jõudma või lõpupoole, kus Ott juba hakkaski, ütles otse välja, et selle autoga tiitlit ei võida. Tegelikult ralli tuli, siis sa juba nagu teadsid, et mis ta esimese katse kommentaar on, et et me sõidame ja meie probleemid on jätkuvalt samad. Et selles mõttes, et tõesti emotsiooni ei olnud, aga vähemalt Formoga praegu see aasta tundub, et nende see klapp on ülihea, see auto ja Formao ja M-sport, et kõik nagu klapib ülihästi tegelikult kokku, mis tegelikult nagu viib sinnamaani, et kui nüüd Toyota ei peaks võtma Formaod, ma ei tea üldse, kas see on reaalne, tõenäoliselt ei ole, aga lihtsalt hüpoteetiliselt, siis kui päriselt on valikus Hyundai versus M-sport ja kui visatakse nagu sama rahanumber lauale, et okei, ma ei tea, Formao ütleb, et kuule, Hyundai pakub mulle 2-3 miljonit hooaja eest, tulete kaasa või? Ja kui nad pakuks sama raha, siis mingil põhjusel ma kuidagi nagu paneks mõtlema, ma arvan, ennast. Sest see klapp on lihtsalt niivõrd hea seal meeskonnas praegu ja tundub, et see auto ikka nagu sobib talle mega hästi. Et tal võib juhtuda see, mida tegelikult tihtipeale juhtub, et sa vahetad meeskonda ja sa hakkad nullist. Ja see võtab mitu aastat aega ja pärast tunde ongi läinud. Ja siis on nagu tühja läinud jälle aasta-2. Jaa, see võib niimoodi olla jah, sellepärast, et Hyundai osas ongi ju see ebakindlus, et kaua nad jätkavad ja kõike seda. Ütleme, statistika vist M-spordi puhul on, kindlus on olemas, et nad ei lähe kuhugi, et ennem läheb sari minema, aga nemad jäävad ikka alles. Just, aga muidugi tõenäosus, et M-sport pakub sama palganumbrit Formaole nagu pakub Hyundai. Ma arvan, et seal oleks see, et Formao läheb Malcolmi juurde jutuga, et kuule, et mulle tehti pakkumine, et 2 miljonit hooaeg. Ja mis sa saad pakkuda? Ja siis Malcolm nagu vaatab, ütleb, et ma pean natukene neid raha asju uurima ja siis ma nagu... Malcolm annab... Ma annan sulle nädala pärast tagasi. Malcolm ütleb, et 500 000 ja näeb Bentley võtmed. Kui sedagi, ta ütleb võib-olla, et kuule, et me siin nüüd vaatasime ja sa saad lõunal saad nagu ühe võiku rohkem iga ralli, et kuidas on? Tegelikult on kurb, tegelikult on nii kuradi kurb, sest ma räägin, et see kogu see süsteem praegu klapib nii hästi neile, et ühtepidi väga-väga ma loodan, et ta jääb sinna. Tõesti, ma loodan, sest see ikkagi praegu on hoidnud 3 meeskonda pildis. Jaa, ma arvan, et see olekski olulisem M-spordi vaatevinklist, et nad suudaks Formaod hoida kui Formao vaatevinklist. Spordi vaatevinklist üldse, sest Hyundai niikuinii on hea. Selles mõttes järgmine aasta ka oma sõitjatega, see pole kahtust. Sul on Neville ja Tänak, ega seal väga vahet ei ole, kes seal 3. autos sitsi peaks ju, et Neville ja Tänak teevad oma töö nagunii ära. Toyotal on siis Rompera tagasi täiskohaga ja eks siis ole näha, kes seal siis temaga koos sõidavad. Katsuta ilmselt veel ikkagi saab sõita, sest need noored jaapanlased teised ei ole veel valmis, kes teda ühel hetkel äkki asendama tulevad. Evans ma eeldan, et jätkab, sest
Kas tal on leping või? Aga samas nagu, ta on piisavalt kiire sõita, et mitte nagu tiimist ära saata, aga kui aga jälle, kui seda hooaega hakata vaatama, siis mina olen ka kogu aeg olnud siiamaani seda meelt, et ta on piisavalt hea sõita, ta toob ikkagi enamasti punktid ära, vahet ei ole, kas seda mingi 4.-5. koha punktid, ta on 3. sõitjana ideaalne. Aga kurat, seda hooaega vaadates tahaks öelda, et nagu meil oleks vaja asendust, sest midagi on jama. Ja ütleme niimoodi, et natukene ikkagi tahaks näha nagu Formood kuskil teises autos, et näha, et kas Formoo kiiruse puhul on ka see, et nagu Otiga ikkagi eelmine aasta oli näha, et auto hoidis Otti tagasi, et kas me vaatame, et Formoo on praegu nagu ilgelt kiire selle Fordiga, aga tegelikult nagu mingi Hyundai või Toyotaga oleks nagu veel kiirem. Ei, seda kindlasti. Et see on see küsimus. Me oleme näinud ju kõikidega, kes on M-spordist ära läinud, et nii see läheb. Aga tegelikult, kui M-sport, ütleme jälle, kui meil siin praegu ma vaatan 30 mintsi enam rääkida natuke siis kiiresti veel, et mis see nii-öelda alternatiiv oleks, siis ma arvan ikkagi parim alternatiiv seal oleks see, et tuuakse Solberg tiimi. Pidi ju taga jutud olid, et pakkumine oli laual Solbergil ka selleks aastaks, aga ei klappinud midagi seal, ilmselt ikkagi see pärast Oti hooaega see Ford ei tundunud kõige sümpaatsem auto, millesse istuda, siis tegelikult selle hooaja pealt Solberg peaks selle vastu võtma, sest ega tal ei ole ka lõpuni nagu mõtet oodata seal WRC2-s, sest WRC2-st ikkagi aruarva võetakse ju tegelikult mehi ralli ühte üle, et kui see on laual, see võimalus uuel aastal, siis sel korral, sel aastal peaks Solberg selle kindlasti vastu võtma. Mis iganes see maksab, siis seda tegema. Jaa, ma arvan ka, et seda ta tegema peaks, sellepärast, et ta on tõestanud ka. Nagu, mis on muud variandid, ongi ju, sul eks ju Toyota ja Hyundai, Hyundais, ma ei tea, mis seisud seal hetkel on, eks ju, selle vana nagu juhtkonnaga ta läks nagu väga raksu. Nüüd seal on ikkagi väga-väga suur osa sellest tiimi juhtivast personalist on muutunud, et võib-olla seal nagu selles osas on, aga kui uskuda neid kõlakaid ja kuulujutte, mis levisid, siis ega vist Neville'iga Solberg väga hästi läbi ei saanud ja kui Neville on endiselt tiimis, siis ei tea, kas nagu sinna on tahet. No jutud olid ikkagi see, et see on Neville'i tiim ja Solberg oli, minu meelest oli see, et juhtkond juhtkonnaks, aga tegelikult oligi see, et põhimõtteliselt Neville nagu ütles seal mis jupid seal Solbergile jäid ja mis ei jäänud, et see oli kuidagi nagu päris raju. Et selle, tegelikult Toyotas niikuinii kohta pole. Jaa, sinna läheb Bajari. Hyundais, 90% seal ei ole kohta talle. Võib-olla, tõesti, võib-olla läbi mingi valemi oleks, aga tõenäoliselt ei ole. Pigem ennem juba sunnine, kes juba kanti ka maha. Aga tõesti, tal ei ole valikut ja tegelikult on ta tõestanud ennast WRC2-s. Et siit peab step upima nüüd ralli ühte, sest muidu on nagu tuleb taanda areng. Nüüd tal hakkab see lagi ette tulema selle WRC2, see ongi see koht, et stabiilsus on ka tekkinud. Jah, et eelmise hooaja põhjal see, et see hooaeg ja WRC2 sõitis, ma arvan, et see oli õige otsus tegelikult. Ma olen ka nõus. Et see aasta veel, et väga palju ju räägitigi seda, et kui nagu Roompere astus, siis meenutame, et Roomperal oli juba mitu WRC2 hooaeg all, et tal olid need kogemused võetud, kui tuli Solberg, siis tegelikult temal seda WRC2-s või WRC rallide kogemust oli palju vähem. Ja Roompere muidugi oli ralli 1 testikilomeetri nii rämedalt all juba. Ja nüüd ongi see, et nüüd nagu ma usun, et nagu Solbergil on ka need kogemused MM-rallidelt, sellised pikad 3-päevased rallid, eks ju, et see on nüüd kõik olemas. Nüüd on see koht, kus siis nagu uuesti proovida. Aga eks ole näha, kuidas siin läheb. See silly season meil ikkagi see aasta vist seda nagu väga suurelt ei ole, aga see aeg on veel, ma arvan, et tuleb oktoober kätte, siis on täie rauaga juba kõik. Põhiline küsimus ilmselt ongi see, et mis saab M-spordist, kas Formoo jääb, kas tuleb Solberg, mis seal on? Ja nagu mis Hyundai on öeldud, mida me rääkinud, et nemad jätkavad 3 põhisõitega, on põhimõtteliselt ikkagi see on, mida välja öeldud, et kes see siis on. Ja ega rohkem meil põhimõtteliselt ju ei ole juttu, et Toyota poolt on ikkagi üpriski kindel, mis seal saab ja nii on. Jaa, aga vaatame siis nüüd WRC2 poole. Lähme järgmise raju teema juurde. Järgmine raju teema. Pagan on 0,1 sekundit. 0,1 sekundit, mis ei siis Robert Virjasel ja Alex Leskil puudu, et võtta karjääri esimene WRC2 võit. Ütleme, et igal juhul oli seda väärt siin nädalavahetuse jooksul. Täiesti võitluses sees polnud mitte mingit küsimust, et ta ei oleks seda väärt.
Power Stage ka ikkagi, kui seal splitte vaadati, Russellile äkki panigi 10 sekki Power Stage'il, no vaatasid, no raju hoog ja üli tugev Power Stage tuua siia nagu ralli lõppu, kus on nagu tegelikult väga-väga keerulised olud ja ikkagi tuua see tempo, selle tempoga see auto lõpuni ka Power Stage'il ära. Et see nagu jälle, ma arvan, näitas midagi tema kohta. Aga jah, kui nüüd tuli Sami Pajari, siis läks asi põnevaks, et kõigepealt ta nagu splittides juba vaatasin, oli ka 10 maas on ja vaatasin opadi, et ägedalt väike vahe, aga läks ka ref. Jaa, see oli raju jah, eks Pajari oli näha, et ta ei läinudki nagu kõige suurema tempoga seda katset sõitma ja siis läks veel ref ka ja ma kujutan ette, Pajari oli ikka parajalt juba natuke paanikas seal autos. No kindlasti, ma arvan, et ta arvas, et see on läinud, sest ütleme visuaalselt oli ikkagi tegelikult, ma olin juba täiesti kindel, et rallivõit on käes, sest katkise refiga, sa kaotad kõvasti ja esimene ref ka veel, see on suured numbrid, millest me räägime, mida sa kaotad seal iga kilomeetriga, 5 kilomeetrit oli tal siis katkise refiga tulekut. Peab nagu mütsi maha võtma Sami Pajari ees, sest ta ikkagi selle katkise refiga, ma arvan, andis 110% endast, et sinna nagu maha enam midagi ei jäänud ja ta lõpus ütles ka, et kõik vasakud kurvid olid täpselt nagu, ehk siis vasak esimene läks, et kui vasakud kurve sai võtta nii-öelda normaalselt parema esimese refiga toetada, siis et ta ei võtnud grammigi maha ja ütles, et viimane vist kilomeeter või mõned sajad meetrid, mis seal enne finishit oli, siis ta ütles, et oli nagu flat out, et kui jääb tee peale auto on tore, kui ei jää, pole midagi teha, et müts maha, ta ikka nagu võites ikkagi täiesti lõpuni. Aga see, milline see võitlus lõpus kujunes, oli ikka täiesti sürr. Ma ei tea, kuidas üldse ajaloos on, WRC ajaloos nii väikse vahega, 26 000 vist jäi nende vahele, et ulme. Ja see on tõesti väga-väga raju ikka, mis seal kõik oli, et no tõesti see Kreeka ralli ikka iga päev mingid sellised pärlid andis ja huvitav on see muidugi see, et me tegelikult rääkisime siin ja arutasime, et kas sellist rallit nagu on vaja, kui meil nii vähe masinaid vaata on, aga lõppkokkuvõttes, kui see pühapäeval läbi, siis mõtled, et nagu täitsa kurat, mis ralli see oli. Ei, no see jääb ikka meelde. See jääb meelde, see emotsioon, mis sa saad lõpuks nagu isegi võib-olla praegu tagantjärgi nagu mõtled, et vahet pole, et kõigil oli jama ja Neville oli ainuke, kellel nagu väga jamasi ei öelda, aga nagu see, mis kuradi show see on, mille jaoks seda tehakse, see on ikkagi nagu show, mida tehakse fännidele, et ulmeline lihtsalt, milliseks see ralli kujunes. Jaa, ei, absoluutselt. See on tõesti selline ralli, et see ikka siin jääb aastateks on meelde. Eks see Virvese asi tuleb ka muidugi meelde, et sellepärast, et ma kujutan ette, mõne aasta pärast see Virvese ja Pajari see heitlus ja kui suur see vahe täpselt oli ja see on kõik, kes sellised spordiviktoriine teevad, neil on vaja see teadmine kuklasse ära söövitada, sest küll seda asja tulevikus ka küsima hakatakse päris palju. Et kahju lihtsalt, et läks niipidi, et Pajari natuke peale jäi, aga nagu sa ütlesid, ega soomlane andis endast kõik ja kui me räägime, et ta tõenäoliselt järgmine aasta ikkagi mingid rallid, vähemalt ralli üks autoga sõidab. Julges pakkuda, et pool hooaega on tal ikkagi taskus. Ja, et selles suhtes, et ega WRC 2 praegu ongi ju pigem ikkagi see seis, et meil on nagu Pajari ja Solberg on nagu ühel astmel ja siis nagu sealt nagu teised tulevad juba nagu ikkagi grammike nagu nõrgemalt. Et meil on nagu 2 meest, kes seal on kõige kiiremad ja Pajari ongi üks neist, nii et nagu talle kaotada, see ei ole nagu häbiasi ja võib-olla on selles suhtes aus ka, et Virvesel läks ju eile viimasel katsel see ref, et nii on, aga igatahes uskumatu sõit. Karjääri teine poodium, esimene poodium tuli siis Poolas 3. koht, nüüd siis teine koht. Lihtne matemaatika ütleb, et ka järgmiste rallidega tuleb võit. Jaa, et kui nüüd siin millalgi uuesti poodiumile jõuab WRC 2, siis tuleb võit. Nii et eks selle näha, ma ei tea, järgmine loogine ralli, kus ta võiks sõita järgmine aasta Rootsis. Rootsi ilmselt pakuks ka, et tõenäoliselt tunneb seal ennast üpriski tugevalt, tahaks arvata. Aga rääkides üldse, mis ta siis saab, et nagu ta ütles, plaan on selge, järgmine aasta terve hooaeg ja sõita tiitli peale, siis ütleme, sponsorid ilmselt kõik võimalikud rahad tuleb, nüüd tuleb rahakott laiali lüüa ja kui seal piisavalt pole, siis tuleb kõik oma Balti börsi aktsiad ka maha müüa, et Robbie peab sõitma järgmine aasta, siin ei ole muud valikut lihtsalt, et kõik need sponsorid, kes ikkagi tulihingalised rallifännid on, siis siin pole enam midagi tagasi hoida. See mees on nende üksikute rallidega, mis ta on saanud, on tõestanud ennast täielikult ja ma arvan, et ka võib-olla eelmise aasta nii-öelda jutumärkides suur toetaja, ma ei tea, kui palju seda rahaliselt oli või kas üldse oli,
Ott Tänak siiski võib-olla näeb, et okei, võib-olla peab ka ikkagi ühele noorele poisile natuke midagi andma. Ma ei tea üldse seda tausta tegelikult, et kui palju antakse või ei anta või mis seal on, aga äkki seal võiks mingisugune sellisem koostöö ka juurde tulla. Ja loodame, et midagi sellist tuleb või siin oleks praegu Eesti riigil hea võimalus, et kuidas need võlakirjad teha siis inimestele ahvatlevamaks, et võlakirjade rahast paneme ka siin Robert Virvese järgmise hooaja eelarve kokku, et ostke ja siis läheb sinna ka, et siis siis võib-olla ostaks. Eesti rahval pidi hoiustas olema jube suur summa raha, ma ei mäleta, kas see oli mingi 10 miljardit on äkki Eesti inimestel seisab pangakontol. Et sealt peaks nagu jaguma, jah. Ei ole ju palju vaja, Ei ole palju vaja. Tegelikult ei ole muud vaja, kui meil oleks vaja ühte kohalikku serderiidist, kes siis Virves oma käe alla võtaks ja olekski korras, aga neid kohalikke serderiidis väga palju ei ole. Pani oma ameti juba maha, puhkab seal Rakvere külje all Tobi all. Just, et loodame, et tuleb mõni uus, aga ei, selles suhtes tõesti, Robi väärib seda võimalust ja loodame, et ta selle saab. Aga vaadates siis teiste eestlast Rally 2 Georg Linnamäed, siis kiirus oli olemas. Kiirus oli olemas, aga nagu me siin juba eile puudutasime, siis ikka see stabiilsus, et täna ka, eks ju, ikkagi käis teelt väljas ja tuli küll veel punktikatsele pääses sõitma, aga mingil põhjusel ka selle nüüd katkestama ikkagi pidi, nii et... Ja, räägime natuke detailsemalt, siis tegelikult see kiirus on olemas juba tükk aega. Võtame kas või eelmise hooaja, siis tegelikult kiirust oli, aga lihtsalt eelmine aasta oli väga palju juhtumisi. See stabiilsus oli ikkagi pigem, ütleme, kehvake. Siis see aasta on ikkagi, ütleme, see seis parem olnud. Loomulikult Rootsi ralli poodium, ma arvan, sealt edasi oli nagu ülihea juba selline teadmine, võib-olla saada aru sellest tempost. Ma toon ühe hea näite, ma just jooksin 21 kiltsa elus esimest korda ja siis ma sain nagu aru, et okei, ma nüüd alles nagu mõistan, kuidas võiks joosta. Kuidas valida oma tempot, kuidas valida pulssi, siis ma arvan, et siin on ka mingi loogika rallisõiduga, kui sa ühe korra võtad oma poodiumi või võidu ära, siis saad aru, et okei. Nagu mingites kohtades võiks niimoodi käituda, mingites niimoodi, on ju. Ja sama asi on ka lõpuks tiitliga. Aga see selleks, ma arvan, et ikkagi nagu kasvanud on hooaja jooksul päris kõvasti. Aga jah, eks see stabiilsus ongi võtmekoht, et kui kiirus on olemas, tahaks ikkagi selle kiirusega sõita, siis ongi hästi tobe hakata seda kiirust maha võtma ühel hetkel, et sa tead, et raske ralli tuleb kindlasti auto lõpuni tuua, et samamoodi tahaks ka minna kuskile, ma arvan, Tallinna maratonile tõmmata nagu hea hooga lõpuni, aga sa tead, et see kanna lõpuni ära, et siis peab natuke tagasi hoidma, et võt, sellised mõtted. Jaa, see on päris hea paralleel, jah, et eks muidugi Georgiga nüüd tulebki loota, et ta suudab selle kiirusega ikkagi leida selle veel parema stabiilsus, et sammud õiges suunas nagu toimuvad. Et nüüd oleks lihtsalt vaja võib-olla sellist ühte natuke suuremat sammu veel ja siis võiks nagu järgmine aasta mõelda juba päris tugevale hooajale ja kui meil siis nagu Virves ja Linnamäe mõlemad teeksid järgmine aasta päris tugeva hooaja, loodetavasti see oleks ikka Eesti rallispordis imelised ajad. Ja tegelikult ju järgmine aasta sõidab kindlasti, või nüüd võib vist öelda, et sõidab kindlasti WRC2 arvestuses ka Romet Jürgenson, sest ta tuli päris korraliku või asjaliku ajaga finišisse. Taylor Chill on temast küll 13 kilomeetri peal 5,4 sekundit kiirem. See pole enam üldse oluline. Aga see ei ole enam üldse oluline, sest Jürgenson on finišis ja Taylor Chill enam seda pikka aega tagasi ei sõida, nii et ma arvan, et siin võib õnnitleda... Uskumatu. Tegelikult on uskumatu, meil tulevad üle aasta on siis tulnud teine juuniorite MM-tiitel. Jaa. See on ikka, see nagu võtab korra nagu... Tegelikult on see ju, ütleme, Sander Pärna tiitel oli nii-öelda trophy-sari tol aastal, aga ikkagi arvestame ta juunior WRC tiitliks. 3. juunior WRC tiitel Eestisse. See on uskumatu tegelikult. Ja üldse see Rometis teekond sinna on olnud uskumatu. Väga huvitav saab olema, nagu tegelikult me rääkisime ka vist neljapäeval, et mis nüüd edasi saab. Sest hooaja alguses, või see võis olla ka eelmise aasta lõpus Saaremaa rallil, kui kogu see Pirelli Star Driver oli oma telgiga kohal Saaremaa rallil, siis seal selle programmi nii-öelda juht rääkis, et kui esimesel aastal peaks meie mees võitma juunior WRC,
siis me ei tea, mis saab edasi. Kas pannakse kõik vahendid selle mehe edasise karjääri peale või mis saab? Me ei tea, mis saab tegelikult, ma arvan, vist tänagi, kui ma ei ole vähemalt kuulnud midagi, mis nüüd saab. No loodetavasti Jaan Martinson Kreekas uurib välja, mis nüüd edasi saab. Et kas võib-olla oleks loogiline see, et talle öeldaks, näed, sinu auhind on siin, aga järgmine aasta maad junior WRC-d veel ja saad selle nagu ülejärgmine aasta kätte, vahet ei oleks järgmine aasta võida. Sest miks ma nagu neljapäeval ka rääkisin seda, et see samm võib olla nagu veidi kiire. Sest me teame WRC2 nagu taset, lihtsalt see läbipõlemine võib olla päris raju seal. Ja sa pead rallisid tundma ikka väga hästi tegelikult, et rallidel kiiresti sõita. Jaa, aga seal on nüüd see küsimus, et kas seda auhinda on võimalik niimoodi edasi tõsta. Ma ei tea. Sest see tähendaks seda, et M-Sport on ju arvestanud, et nad jooksutavad, vaata siis nagu neile makstakse mingi summa, et siis järgmine aasta sa jooksutad seda JVRC võitjat, aga kui see nagu tõstetakse ülejärgmisesse aastasse, siis sa jooksutad nagu võib-olla 2 seda võitjat korraga ja siis... Mul tuli see lihtsalt pähe sellepärast, et kui Sami Pajare võitis junior WRC tiitli, siis järgmisel aastal ta sõitis ka veel edasi junior WRC-d minu meelest. See oli aasta 2021 äkki võitis ja 2022 sõitis ta junior WRC-d edasi ja lisaks sõitis Škoda Fabia Rally 2-ga veel ka Rally 2 rallisid. Bajaril oli ju vist see, et tema veel võitis vaata selle, et sa võitsid lihtsalt nagu auto, et sa ei võitnud neid nagu rallisi, mis sa saad sõita, et ta võitis lihtsalt Ford Fiesta nagu Rally 2 ja see müüdi maha sellepärast, et sellega ei kannata sõita, eks ju, ja siis ta tegi ikka oma programmi nagu. Seda küll, jah. Et selles suhtes, et Virvesega alates, et siis auhinda ju tehtigi ümber, et eks kui Bajari müüs oma auto maha, siis saadi ka aru, et pagan, et see... et võidad junior WRC ära, lähed Škodaga sõitma. Ja, et see ei ole nagu päris see mõte, et sa saad nagu lihtsalt autot kasutada selliseks finantseeringuks, et siis tehti see... Aga ülikõva ja tegelikult see karjäär nagu võib tulla ikkagi megalahe ja see lihtsalt nagu kuidas sinna jõutud on täiesti uskumatu. Ja mul on väga hea meel, et üldse siin asi algatati ja täna Romet seal on, et ma tean, et seal on suur töö taga ja et mida nad iga päev teinud on ja kui palju trenni on tehtud ja selles panustatakse, kõik panused on nagu selle peal. Et jube hea meel, väga-väga hea meel, et see siia tuli. Ei no see on selline muinasjutu lugu täielik. Jah. See on nagu uskumatu, et põhimõtteliselt mingi videomängu kaudu sa siis saad mingi võimaluse ja siis nagu suudad ennast tõestada ja sest ega mitte ühtegi teist teed pidi Romet Jürgenson ei oleks jõudnud junior WRC-sse. Ei, see on täiesti välistatud, ma arvan, et on välistatud, et ta üldse rallini nagu piloodina kuhugi suurde rallisse jõudnud oleks, et tõesti ma lihtsalt juba tahaks teada, mis edasi saab. Jaa, see on tõesti, see on põhiline küsimus, mis saab edasi, sest tõesti ta ju, eks ta kodumaal oleks rallit sõitnud, tublilt, aga see on ikka hoopis teine asi, et kas sa sõidad Honda Civicuga siin mingit Paide rallit või siis sa sõidad kas võigi siis Ford Fiesta Rally 2-ga WRC2-s? Jah, ka Honda Civicuga Paide rallit tuli tänu ikkagi sellele programmi võimalusele tuli see, et see ikkagi siis anti juba tulid toetajad taha ja davai hakkame trenni tegema, et mees sa pole rallit sõitnudki põhimõtteliselt, nüüd peab sõitma hakkama, kui sul järgmine aasta on junior WRC-d vaja sõita, et diivani pealt sinna MM-il ei lähe, et natuke peab eeltööd tegema. No just, et see on igatahes loodame, et järgmine aasta läheb hästi, et eks selle programmi pluss ongi ju see, et seal nagu on seda muud tuge ka, et ei ole ainult... Ma arvan, et see on kõige olulisem seal taga tegelikult. Et ongi, et sul ei ole ainult see, et öeldakse, et näed, et siin on auto, siin on võtmed, võta kaardilugeja kaasa, hakkame sõitma, vaid et nagu kõik see muu taust, mis seal taga on, et see taustatöö, et see on just see, et... See on, ma arvan, kogu see, tegelikult on see nagu päris oluline faktor seal, sellepärast just, et kui sul on ikkagi sõitjad, kes tulevad ikkagi,
põhimõtteliselt ütleme nullist, siis nagu see data analüüs, kõik, mis sulle plaanid paika pannakse jooksvalt rallide kaupa, et näed, see ralli eesmärk proovi 5. lõpetada või ma ei tea, proovi püsida seal kuskil, proovi mõni top 3 aeg saada. See nagu, seda analüüsitakse väga palju seal, nagu ma olen aru saanud, ja kõik need plaanid, strateegiad, treeningud, nagu enne Rootsit käidi minu meelest tagaveoliste bemmidega Soomes Rovaniemis trenni tegemas, no kõik see on selle programmi, tänu sellele programmile, et tavalise oma eelarvega sa ei tee elu sees seda, ehk esiteks sa peaksid need inimesed palkama omale, sul pole, sõitel pole raha, et seda juuniori WRC-tki kinni maksta, siis sa pead hakkama inimesi palkama, siis sa pead mingi testi hakkama korraldama ja maksma nendest, et see, kuidas seda tehakse, on täiesti nagu väga õige, ja kui me näeme, et kaks nii-öelda seda FIA Pirelli Star Driveri meest olid nagu tiitli pretendendid, siis see tähendab, et seal programmis tehakse midagi õigesti. Ja, et ma tahaks loota, et isegi kui nüüd Jürgenson siis, kas ma ei tea, läheb, siis saab mingi täishooaja WRC2, ütleme, et sõidab oma need Fordi rallid ära ja võib-olla siis tõesti soetatakse talle mingi Škoda või Toyota loodetavasti siis, eks ju, millega muidu sõita. Mis iganes või kuidas seal on, muidugi võib-olla kokkulepped on, et hoitame ikka M-sporti ja sõidame Fordiga või, aga saab vajadusel ka Fordiga sõita, mis seal ikka põhiline, et saab sõita. Aga Taylor Chill ka näitas suurepärast tegelikult nagu minekut, et võiks nagu ikkagi kasvõi vähemalt teda ka seal programmis hoida ja teha eks ole näha. Loogika on ikkagi see, et kõik jätkub vanaviisi lihtsalt nagu per sõitja budget, mis on, pannakse lisaks sellele, mis ta nüüd võitis, on ju, ta saab lisa see, ütleme 300 tonni, ma pakun, suurusjärk on ta nii-öelda ühe sõitja budget seal, mida FIA see Star Driveri programmis on umbes pandud, selle lihtsalt ta saab ka oma WRC2 hooaega kaasa tuua. Ehk ta saab nagu sitta kanti testi teha, mis oleks ülivajalik. Ütleme, see on lihtsalt puhas loogika, kuidas selles olukorras võiks käituda. Et täna on ta olukorras, kus on testikilomeeter lihtsalt nagu hindamatu väärtusega nüüd. Ja seda nüüd Rally 2-ga oma finantseeringuga nagu väga palju ei kanna ära, sest see on ikkagi oluliselt kallim kui Rally 3-ga siin Eestis käia sõitmas. Jaa, no täpselt. Aga ma arvan, et siin meil ongi vaikselt hakata aeg otsi kokku tõmbama, et oma 51 minutit me juba rääkinud oleme. Et eks seda saadet natukene tuligi venitada, et jõuaks ikkagi Jürgensoni ka ära oodata ja no tõesti suurepärane uudis, et eestlane on maailmameister. Nüüd meil on 2 juuniorite maailmameistrid, kes aktiivselt sõidavad, nii et eks nüüd tuleb lihtsalt oodata, et millal tuleb järgmine. Lõppu siia veel, et kui Jaan Martinson eile ütles, et oodake, tuleb uudisheade või häid uudiseid Virves osas, siis tõesti räägime selle ka siin veel lõppu ära, et oli siis mingi promootori koosolek vist seal ajakirjanikele ja kellele veel. Jah, et eks neid mingitel rallidel tehakse mitte alati, eks ju, aga need on siis põhimõtteliselt sellised üritused, et FIA pressiinimene annab teada, et need promootori inimesed on siin ja FIA inimesed on siin ja et kes on siis huvitatud, et see kell selles kohas ja siis ongi põhimõtteliselt, et tulevad need promootori ja FIA inimesed ja siis tulevad ajakirjanikud, kellel on huvi, istutakse ühe laua taha maha ja hakataksegi rääkima lihtsalt. Kas sa tead seda sisu ka siis, mida seal räägiti? Räägi see lahti, lugesid Jaani artiklit? Põhimõte oli siis selles, et promootor soovib selle plaaniga edasi minna, et üha rohkem selliseid uusi nägusid Rally 1 siis suunata ja üheks nendest, kelle vastu siis tuntakse huvi või keda tahetakse ideaalis aidata või vähemalt kes on nagu seal nimekirjas sees potentsiaalikalt, on ka Robert Virves. Ehk siis Rally Estonia võiks olla potentsiaalselt Robert Virvese Rally 1 auto istumisel. Väidetavalt seal selline ametlik koostöö pakkumine on tulnud, aga olles ise natukene rääkinud ka siin Eesti ralliskenel inimestega, küll nüüd mitte Kreeka ajal, aga mõned nädalad tagasi Virvese teemadel, et siis olen ka aru saanud, et eks ikka seda huvi on, aga see, et kui palju promootor aitab ja kõik, et ega see on selline must maa, et eks ole näha, kui palju see promootor on valmis aitama ja fakt on see, et eks ma arvan, et kui Virjasel on valida, et ta saab Rally 1 autoga Rally Estonial sõita, aga siis peab tegema nagu 3 rallise WRC2 hooaja või siis, et saab teha nagu WRC2 täishooajaga peab selle Rally 1 võimaluse edasi lükkama, ma arvan, et mõistlikum oleks siis võtta see täishooaeg WRC2, et sellest oleks tegelikult rohkem kasu, kuigi
ilmselgelt ralli ühega. Vaata, seda ei tea kunagi. Võtame Sesksi näiteks, siis Sesks pani pärast Poola rallit kõik oma Rally 2 auto sõidud pausile ja ERC-st seda rohkem pole olnud. Just tuli uudis, et just natuke aega tagasi, et ka Tšiili rallil stardib Rally 1 autoga. Koostöö M-spordiga stardib Hispaania mingil kohalikul rallil Ford Fiesta Rally 2 autoga, et tegelikult see pani tema jaoks, tekitas üldse mingid võimalused tegelikult WRC rallidele tulla, sest tal polnud ka seda võimalust tulla sinna Rally 2 autoga. Jaa, muidugi iseasi on nagu see, et kui kaugele ta nüüd selle WRC programmiga edasi jõuab. No see on täiesti juba lahtine ja ma arvan, sest teada on, et Lätist raha ei ole. Veel vähem kui Eestis on raha, ma arvan, Lätis rallisse tulemas, et eks see ongi küsimus, mida ta suudab Tšiilis näidata ja päriselt võib-olla M-sport ütleb davai, et teeme me finantseerime võib-olla 3 rallit järgmine aasta ka, aga ise mingi klausliga, et ise pead veel finantseerima mingi 2-3 rallit, et kõik on võimalik, aga igal juhul see kõik vajab väga palju raha ja kellelgi raha ei ole, see on fakt. Jaa, igatahes Põldla Pihku oleks ülimalt äge, kui Rally Estonial sõidaks 2 eestlast Rally 1 autoga. See oleks ulme ja see tõesti Ja kusjuures, ega me oleme ka siin fantaseerinud ideega, et ka Georg Linnamäe võib-olla ühel hetkel. Jaa, ka see oleks variant, aga ma arvan, et 3 eestlast Rally 1 autoga võib-olla... Me tahame liiga palju või? Äkki võib-olla, kuigi samas, kui üldse kellelgi siin peale Ott Tänaku on raha, et endale broneerida Rally 1 autoga rallis, ma arvan, et Georg see on. Et kui me nüüd võtame, et asi jääks raha taha, siis oleks tõenäolisem, et selle võimaluse saaks Georg, mitte Robert, sellepärast, et Georgil rahalisi vahendeid lihtsalt on rohkem. Aga eks ole näha. Jätame oma fantaasiamaailma siia tänasesse ja liigume oma eludega edasi kuni Tšiili rallini. Jaa, selles suhtes, et alla aasta pärast on asi selgena. Et siin lihtne. Umbes 10 kuu pärast on selgus majas, kes sõidab ja kas sõidab ja kus sõidab ja millega sõidab. Nii on. Et ja nagu sealt loost selgus, siis ju oli ka see, et Toyota on ka selles programmis, eks ju sees, Bajari nagu sai ju ka selle võimaluse. Hyundai osas ei tea, kas nad on, ütleme niimoodi, et ma ei imestaks, kui Hyundai mõtleb selle peale, et kui me siin varsti ära lähme, siis mõtlegi me nagu heategevust siin hakkame nüüd tegema. Et eks ole näha, aga et Toyota või Fordiga vahet pole, kui on Rally 1 auto ja Robert või Georgs või mõlemad saaks sõita, siis see oleks ikka väga-väga äge. Ulme. Jaa, aga tõesti, lõpetame nüüd ära, peaaegu tund on räägitud. Ja mis siin ikka, ega varsti on Tšiili ralli, eks siis ole näha, kas mina siin olen või ei ole, aga Roland kindlasti... Mina olen ja jään, ma ei saa vahepeal kojugi, ma jään siia stuudiosse. Jaa, meil on siin sellised turvameetmed, et Roland pannakse luku taha ja siis ta siin istub ja siis kui on õige hetk, siis laseme välja. Et muidu võib-olla jookseb mõne konkurendi juurde, seda me ei taha. Väga hea. Kuulge, aga oli vahva ralli ja jääb meelde ja kohtume ja kuuleme juba Tšiilis. Nägemist!